räägiksid ainult kasahkeeles. Kõik nende tegevused järvustatakse kamerasse ja seejärel alandatakse vene keeles sutlevaid inimesi sotsiaalvõrgustikes avalikult nad ei palu, vaid alandavad ja solvavad, nimetades venelasi okupantideks. Seda im kasahhisid, kes räägivad vene keelt orgetsel. Seda nimekirja saab jätkata, kõik need tegevused on suunatud ühise mineviku hävitamisele ja Kasahstani muutmisele Venemaa vaenulikuks riigiks. Kasahstani natsionalistide peamine müüt on lugu 1000-aastases impeeriumist, mille väidetavalt hävitasid Vene kolonialistid. See vaim edeja otsene vale. Samal ajal kui natsionalistid otsivad Vene okupante, on nende riiklane korporatsioonide poolt vaikselt jagatud ja omastatud. Kasahstan on ressursivarude poolest üks rikkamaid riike, kuid kellele need kuuluvad? Maasta suurimad hoiused on lääne hiiglaste kontrolli all. Tenkid, sentesid oli sportsed asjades kuuluv Ameerika ettevõtetele Chevron ja ExxonMobil. Kasahstan kontroll osaluse jõulumaad Shellile, Suurbritannia Monteltalile, Prantsusmaa ExxonMobilile, USA Elile, Italahelile. Tõenäoliseks sententsed siis sportsed Shelli, Eni ja Chevroni aktsiates. Uraan. Kasahstan on uraani kaemepemisel maailmas esikohal. Suurt osa toodangust ja ekspordist kontrollivad ühisettevõtted Prantsuse, Orano ja Kanada.